Tere hommikust! Rõõm teid kõiki siin näha. Kindlalt, et ma ükskõik, mis kes on tuleb, siis minul on pensionihuvilised väga ja jäänud rahatarkuse pensionieas. huvilised. Sellele ma päris head kuna vastust ei me teeme saanud. seda podcasti salvestust, siis ma võib-olla kordan üle, et kes siin kohapeal ei ole, et oleme Terras Beachil ja mina olen Mari-Liis Jääger ja räägime siis täna, kuidas vähendada rahaärevust. Ja minu vestluskaaslaseks on tuntud psühholoog, siis kirglik tööõnne uurija ja samamoodi ka karjäärinõustaja Tiina Saar-Velma. Tere tulemast! Tere! Alustuseks võib-olla kohe küsingi, mis on sinu mõistes see rahaärevus? No ma saan seda öelda kõigepealt siis oma klientide lugude või kogemuse läbi, et üks, mida võib-olla siis rahaärevusena defineerida, see ei ole ju eraldi ametlik diagnoos, eks ole, et see on lihtsalt selline mõisteruum, mida me praegu avame. Aga see ongi, eks ole, ühest küljest selline mure tuleviku pärast ja mure tuleviku pärast just sellest vaates näiteks, et kas ma saan siis valida kas või sellist karjääri või sellist elu, mis mul on meelepärane, või ma pean jääma näiteks ka sellesse töökohta, kus mul ei ole enam hea olla, aga mul ikkagi laekub seal see kindel kuutasu. Ehk siis rahaärevus võiks olla seal siis selline aspekt, mis justkui hakkab takistama mu elu, ehk kõik eluvalikud ma sätin selle ümber. Ja no mis see kurblooline seal on, et inimesed tegelikult ka oma anded ja selle oma eheda elu ja oma unistused justkui pakivad kokku ja siis suruvad hambad risti ja lihtsalt töötavad edasi või kannatavad edasi. See kindlasti, ja olenevalt siis, mis seis meil parasjagu majanduses on, et siis kohe teine selline nurk, mis sinna lisandub, on see, et ei tea täpselt, kuidas homme hakkab olema ja mis ma tegema pean selleks, et olla konkurentsivõimeline. Ja kahjuks väga paljudes organisatsioonides ikka veel, näiteks ka palgapoliitika on läbipaistmatu ja inimestel ei ole võib-olla täit selgust selles, et kuidas mina saan ise mõjutada näiteks siis kas või siin organisatsioonis oma sissetulekuid. Ja kui ma siin organisatsioonis ei saa, kes annab mulle siis selle piisava paindlikkuse, et ma saan teha kas lisatööd või kes siis õpetab mulle seda rahatarkust. Ja siis, kui täitsa vaadata võib-olla sealt äärmuslikust otsast, et siis ma arvan, rahaärevuseks võib defineerida ka seda, kui me muust ei mõtlegi enam. Et kui see võtab üle, et kõik otsused tulevad selle alusel, et me ainult mõtleme, kuidas siis kas või kasvatada oma sissetulekuid, kuidas olla sellest targem, et see proportsionaalselt lihtsalt võtab mu elus nii palju ruumi. Ja ma kogu aeg kalkuleerin, et see on üks suur teema, mis võtab siis selle elamise mahla või niisugust elamist rõõmu maha. Sest teisalt me ju mõtleme, et raha on kõigest vahend, on ju. Me ei peaks üldse selle üle mõtlema, et me peaks saama lihtsalt elada, teha tähtsaid olulisi asju ja olla olemas oma lähedaste jaoks, eks. Eks neid definitsioone on tõesti erinevaid ja me ise oleme teinud ka Rahaasjade Teabekeskuses uuringuid aastal 2020 ja 2024, kordasime seda ja uurisime, et mis inimestel üldse muret tekitab või ärevust ja stressi ja selgus, et kõige rohkem ikkagi muretsetakse rahaasjade pärast. 58% siis vastas nii ja sellele alles järgnes töö ja seejärel tervis ja see raha pärast muretsemine on kasvanud viimastel aastatel ja pea pooled ikkagi mõtlevad kord nädalas või ka igapäevaselt, et kuidas hakkama saada pere rahaasjadega. Ja see omakorda mõjutab inimeste sellist füüsilist ja vaimset tervist. See on ka kindlasti põhjus, miks sellega peaks tegelema ja samamoodi see mõjutab ju suhteid lähedastega. Ja vot siin ongi see küsimus, et kas inimesed, see, et ma igapäevaselt mõtlen, et kas see hakkab juba elu üle võtma või on see lihtsalt selline kaine mõistus, on ju?
Ja ma just mõtlengi, et mis on need asjad, kuidas seda ärevust siis maha võtta, et noh, et üks on see rahaga seotud ärevus, aga ma arvan, et ärevus kui üldiselt on mingid head nipid selleks. Ja esimene, mille üle saab kohe siis mõelda, et mis seda ärevust üldse meil põhjustab ja üldiselt see on siis seotud meie närvisüsteemiga. Ja noh, võiks nagu laias laastus öelda, et meil on nagu 2 sellist tasandit või ütleme justkui skaala otsa meie närvisüsteemis. Ja üks nendest siis teadlased on niimoodi hellitavalt nimetanud selliseks beat-sageduseks, mis noh, see sisuliselt on ellujäämisrežiim. Et kui päriselt meie elu ohus on, et siis noh, läheb kortisool üleseks ja me kuidagi siis hakkame ennast justkui päästma. Ratsionaalne mõtlemine lülitatakse välja. Aga tööelus seesama mehhanism käivitub juba siis, kui näiteks on kiire, et mul on kogu ajasurve, kui on kriitika ja kui on teadmatus. Ja võib-olla see teadmatus on nagu antud kontekstis siis see kõige tabavam sümptom, et noh, muidugi seda rahaärevust suurendab kõige enam see, et ma ei tea, mis homme saama hakkab, on ju. Aga näiteks juhtimisteadlane Peter Hintsen ütleb, et aga me elamegi praegu sellisel ajal või ajastul, kus mõnes mõttes ebanormaalsusest on saanud uus normaalsus. Ta nimetab seda maailmakorda siis the never normal. Et tegelikult ei tea. Et ma ei tea, võib-olla teie ka kõik, kui mõtlete, et noh, et nii paljud asjad, mis vanasti olid võib-olla kindlad või turvalised või stabiilsed, no tingimata ei toimigi enam. Et ma võin teha isegi enda vaates asju õigesti, aga siis tulevad seal mingid muutujad, mis kuidagi löövad kõik selle sassi, eks. Noh, lihtne asi, et ma võin ju olla väga finantstark ja hoolikas ja siis äkki ma langen mingisuguse pettuse ohvriks ja nii ongi. Ja ma olen kõigest ilma. Et pigem, noh, teades, et jah, meile teadmatus ei meeldi ja ma just, kui mu närvisüsteem tahab kontrollida, et mis homme saab ja kuidas mu elu on, siis lõpuni see ei õnnestu. Ja mis meid siis maha rahustaks, on see, et ma kõik investeeringud teen sellele, mis muudab mind siis tulevikku kindlamaks, kohanemisvõimelisemaks. Ja noh, mina ütleks, et investeering on ju ka õppimine, eks. Investeering on oma hobidega tegelemine, investeering on oma suhetesse panustamine. Et ma olen näinud paraku oma karjääris inimesi, kes no ma ei taha neid asju vastandada, eks, aga kes võib-olla on olnud jah, hästi sellised südikad ja mõelnud, et kas nad ikka saavad oma töö eest piisavalt tasu ja see palk on olnud alati seal nagu number 1. Ja nad on võib-olla isegi saavutanud sellise silmapaistva finantsvabaduse, aga siis ühel hetkel nad on ikkagi kokku kukkunud ja leidnud, et see elu on tühi. Midagi on seal puudu. Ehk siis noh, jätkuvalt me elame maailmas, kus ikkagi rahast kõike osta ei saa, on ju. Ehk siis jah, et kohanemisvõime ja noh, kohanemisvõime tulebki siis sealt, kui me ka ju mõtleme, et kuidas mu igapäev on korraldatud, kas ma naudin elu, kas ma teen neid väikeseid toredaid tegevusi, mis mind panevad ennast hästi tundma ja kas ma hoolitsen enda eest, kas ma hoolitsen oma kallite eest. Ehk et siis, et mida suuremaks läheb ärevus, närvisüsteemile negatiivne info on, ütleme, 10 korda tugevam kui positiivne, siis seda enam ma vajan nagu seda noh, nagu rahustamist, et noh, kuni selleni välja, et ma siis, kui ma lähen väga ärevaks, et siis ma istun endaga maha ja kas või siis mõttekaardistan, et oota, kui hull see olukord nüüd siis on, et ma võin karta võib-olla, et ma kaotan töö, ma võin karta, et hinnad lähevad veel kallimaks ja ma ei saa hakkama, ma ei tea, ma ei suuda oma lapsi koolitada ja nii edasi, et kui noh, panen need kõik kirja siis, et ma saaks peast välja selle kräga, selle pusa. Aga et sealt edasi siis ma hakkan nüüd nagu mõtlema loogiliselt, eks, et ilmselt iga selle mure kohta on ka mingisugune noh, nagu adekvaatne vastus. Et näiteks, mis mul endal juhtus, lihtsalt võib-olla räägin isikliku loo, et ma 2020 aastal, kui tuli COVID, siis põhimõtteliselt ma jäin päeva pealt töötuks, sest ma olen nagu koolitaja, psühholoog ja põhimõtteliselt ma olen ise enda tööandja. Ja korraks oli ju noh, kõik maailm oli segi pööratud, ehk et ma
pidin vaatama oma kalendrisse kevadel ja nentima, et see on täiesti tühi. Ehk kalender, mis mul oli nagu puupüsti täis, hommikust õhtuni koolitusi, nõustamisi, mitte midagi. Ja siis mul äkki jõudis kohale, et issand jumal, aga see tähendab ju, et mul ei ole sissetulekuid ka. Kauaks. Ja siis minule jõudis äkki kohale, et appikene, aga mina olen olnud üsna rahanaiivne. Ja ma ei ole mõeldki nende asjade peale, ma olen tegelenud oma kirega, ma olen pühendanud, eks ole, psühholoogiale, tööõnnele, loomingule, aga et see asi on mul nagu olnud kuidagi nagu katmata, on ju. Ja mina küll vajasin nõustamist ausalt ja sain järjele ja tegin nagu 3. samba ära pärast seda ja ma nagu korrigeerisin oma elus päris mitmeid asju. Ja võib-olla kokkuvõtteski, et võib-olla mõelda, mis on need kõige õudsamad stsenaariumid, mis võivad su elus ette tulla. Et täpselt seesama, jään tööta, ma ei tea, tervis veab alt, on ju. Et mis mul on need plaan B, C, D ja võib-olla ära kaardistada, kus ma täna olen, mida ma juba teinud olen. Ma arvan, et seesama väike säästupuhver on alati see koht, mis vähendab ärevust, et kui midagi juhtub, mul on see raha olemas. Et see on kindlasti ja tuleviku peale mõeldes, just nagu pensioniea peale mõeldes ka, et mis on need asjad, mida ma olen täna juba teinud, et ühtepidi et jätta tänast elamata, aga samas on mingid sammud, mida ma olen planeerinud, on see siis, ma ei tea, läbi kinnisvara, on see siis läbi pensionifondi, on see läbi oma oskuste, teadmiste ja ka seesama need lähedased ja sõbrad. Ja ma olen täiesti nõus, et ühest küljest kurb on see või äärmuslik on see, kui ma olen lukus või lõksus sellepärast, et ma olen kuidagi hästi sõltuv sellest sissetulekust ja kuidas ots otsaga kokku tulla ja siis ma ei ole vaba oma otsustest. Aga teisalt, just, et ma ei saa töökohta vahetada, sest kuhu ma lähen ja mis siis saab. Et sinna kindlasti see puhver ja vabadus on hästi tähtis saavutada. Et ma ei ole nii haavatav, aga teisest otsast, siis ka kui mina olin šokis 2020 ja mõtlesin, mis mu elus saab, siis ma hakkasin kohe mõtlema, mida muud ma võiksin õppida, et oma konkurentsivõimet suurendada. Ja see on üks teema, mis kindlasti on nagu hästi tähtis. Et kui ütleme rahaasjade mõttes, ma mõtleks, et see oleks nagu kindlustus, et mul on nagu enam-vähem nagu rahu maa peal, on ju. Et siis et ma kogu aeg ikkagi mõtleksin sellele, et mida õppida, kuidas ennast arendada, et mis iganes juhtub, aga ma saan hakkama. Et tihti mina olen märganud, et see ei ole ka nii, et kellel on, ma ei tea, väike sissetulek või vähe raha, et neil oleks ärevust rohkem, et pigem ma isegi näen võib-olla, et need, kellel on suurem sissetulek ja võib-olla varasid on rohkem, et seal isegi seda võib-olla ärevust on rohkem ja hästi palju mõjutab ka see keskkond, kus ollakse. Ja ma arvan ka need mõttemustrid, mis on tulnud lapsepõlvest, et sina oled kindlasti oma töös seda näinud. Ja tõesti, et tihti inimesed, kes on siis kuidagi kimpus sellega, ja muidugi üks huvitav asi on see, et osad ei oska ka ise ennast väärtustada, et seda ma olen palju näinud, et väga andekad inimesed, siis, kes on õppinud ja teinud asju ja ühel hetkel kuidagi leiavad ennast kohast, et nad on kuidagi alamakstud või alaväärtustatud ja kuidagi ka hirm ja piinlikkus siis küsida nagu väärt tasu ja siis, kui näiteks uurida, et kust see tuleb, et selline hea kontrollküsimus ka, et mis on see baasuskumus, mida sa siis rahaga oled nagu kaasa saanud oma kodust. Ja võiks see põlvkonniti nüüd erinev, aga ütleme siin et väga tihti inimestele, kes on vanuses seal 30, 40, 50 ja võib-olla peale, oligi see, et raha tuleb raskelt, eks. Peab palju tegema või hästi kokkuhoidlik olema ja kuskil peres võib-olla täitsa vastupidi. Meil oli niimoodi, et ema töötas küll 4 koha peal ja suuresti kasvatas meid õega ka üksi, aga samas, kuna ta oli loovisik, siis me vahel pidime viima taarat seal kuu lõpus, et umbes ots-otsaga kokku tulla või vahel ta ka laenas kellegi käest, sest see oli selline aeg. Aga samas ma mõtlen, mis mina näiteks kodust kaasa sain, oli tohutu loovus. Et meil ei olnud seal mingid lookaslaudasid, aga me tegime siis näiteks oma õega sünnipäevaks luulekava ja tikuvõileibu, eks.
jällegi, ja võib-olla see on ka üks asi, mida on hea mõelda, et kui me läheme liiga ja me kinni sinna nagu raha teemasse ja oleme ärevad, siis ütleme nii, 1 + 1 on 2, eks, ja kui me oleme hästi fokusseeritud ja ülianalüütilised, siis kahjuks see muudab meid konventsionaalseks. Me natuke muutume mustvalgeks ja me muutume liiga kalkuleerivaks ja see on esimene asi, mis tegelikult lööb lukku loovuse ja spontaansuse. Et loovuseks ja spontaansuseks meil on vaja natuke sellist vabamat mõtteviisi. Nagu aega, et sa ei kiirusta kogu aeg. Ka seda, aga jah, eeskätt seda, et kõik ei ole nii mõõdetud, kõik ei ole nii täpne. Et see on täitsa eraldi teooria, et on uuritud, et kuidas ka endast saaks loovust arendada. Ja mis asi on näiteks spontaansus? Spontaansus ei ole ju kuidagi nagu selline ettearvamatu käitumine, vaid see ongi just võime reageerida tundmatutes olukordades adekvaatselt. Et kasutada kõiki oma oskusi teadmisi ja reageerida kuidagi adekvaatselt, on ju. Ja siis, kui on jälle selline rutiinne olukord, et siis meil tekib uusi ideid. Nii et jah, et kui me liiga selliseks hindavaks ja arvestavaks muutume, siis on ka see oht, et see kuidagi teistpidi imeb meil need nii-öelda elumahlad välja, et me ega ei naudi enam võib-olla seda elu nii palju. Ja, et ma arvan, see kodutunne, et see, kas meil on raha või ei ole, isegi pole nii oluline, vaid see tunne, mida see lapsevanem siis annab oma lapsele ja ka see sõnum, et kas sa ütled, et ei, me ei saa, meil ei ole raha, kogu aeg on mingi jama selle rahaga, või sa ütled, et kuule, aga mõtleme välja, on ju, et kuule, et aga lähme, ma ei tea, teeme natuke seda või teist, on ju, ja ma ei tea, ei lähegi kinno, vaid lähme jalutame metsas, et leiad selliseid alternatiivseid asju. Aga korra veel pensionist rääkides, et oleme siin 3 aastat teinud juba finantstervise uuringut ka ja seal me uurime ka, et kui inimesed mõtlevad pensioni peale, et kas neil on piisavalt vahendeid, et kuidagi sellist elustiili jätkata pensionieas, mis neil on täna. Ja see on ka 44% vastanutest juba tunneb, et neil ei ole. Ja see protsent on kasvanud samamoodi, et ma arvan, et siin on hästi palju mõju ka viimaste aastate majandusel, et tõesti inflatsioonil ja mulle tundub ka selline üldine mentaalsus või mõtteviis, et kuidagi ajakirjanduses ka natukene palju on sellist negatiivsust, et kui me võrdleme näiteks Leeduga, et nagu väga lähedal elavad, aga neil on nagu kuidagi hoopis teine vibe praegu. Seal loomulikult pensionireformist tulid ka rahad, on ju, et kui meil võeti ka teisest sambast välja, siis oli mõnda aega seda eufooriat oli ja nüüd on kuidagi raske võib-olla elustiilis seda muutust jällegi teha. Ja ma ei tea, kui sina mõtled pensionieale, kuidas sina ennast tunned? Et oma enda pensionieale, mis tuleb? Sa tunned nagu, mõtled selle peale, tunned sa nagu sellist head tunnet või sa natuke mõtled, ma ei tea täpselt, et kuidas ma siis elan, et kui ma mõtlen ka, võtad selle pensionikalkulaatori, et oletame, et kui ma lähen 2 aasta pärast pensionile, siis ma kujutan ette, et mida ma selle 1000 euroga saan, on ju. Aga kui see kalkulaator näitab, et ma saan 20 aasta pärast, ma ei tea, 1500 eurot, siis mul tekib tunne, et seda vist on vähe, on ju. Kui väga aus olla, siis mina vist näen ennast elu lõpuni töötamas. Aga mitte sellepärast, et mul see oleks ainult rahalised kaalutlused, aga lihtsalt võib-olla mul on vedanud, ma teen seda, mida ma armastan ja ma arvan, et üks minu pensionisammas on kirjutamine, et ma plaanin kirjutada. Aga millega ma olen hästi nõus või mida ma ka näen, et mida aeg edasi, et ütleme, tegelikult ikkagi eksisteerib selline asi ka nagu elukaar ja elukaare erinevates osades on meil justkui erinevad fookused või erinevad sellised eluülesanded. Ja jah, ütleme kuskil esimene 25 on kõik see maailm on ju uus ja vajab sellist uudistamist ja kohanemist ja siis sealt edasi ütleme kuskil seal selline kõrgaeg elus või nii-öelda see elusuvi ongi siis see järgmine 25 aastat ja vähe peale, aga siis ütleme nii, et 50–75 me peaks hakkama juba talitama targalt, et me ei põletaks ennast 2 otsast leegiga ja võib-olla siia nüüd tuleb see pensioni mõtteviis, et see on ikkagi see kindlustus või puhver, et ma saan rohkem valida, et ka siin ma olen nagu vaba, et ma teen siis neid tegevusi või neid töid, mis mind päriselt kõnetavad, et ma ei, kuidas öelda, ei raba siis meeleheitest.
lihtsalt, et kuidagi elus püsida, sest siis kenasti öeldakse, et see 75–100, et see on siis aeg, kus me peaks nagu ainult nautima. Et võib-olla see mõtteviis siis sinna nagu sobib, et meil on siis piisavalt seda rasvakest seal naha vahel, et me saame siis nautida. Ja jälle, see ei ole garanteeritud ainult rahaga, eks. Et kui ma olen eakas või... See on huvitav, et kus see on nii naljakas, ma olen nagu selle sõna üle mõelnud, et kus see siis nüüd tuleb, see pension, mida see tähendab või siuke släng nagu pentskar. Paljud siin on visanud nalja, et näiteks et kutsutakse AI koolitusele ja et tule tutvu AI töövahenditega ja koolitus on mõeldud eakatele 50+. Mulle siis tähendab, jah. Ja üldse, eks ole, kogu see mõisteruum, et mis asi on see pension, et see algselt see sõna etümoloogiliselt tähendab hoopis kaalumist. Ja, et noh, et kui me nagu mõtlemegi, et kaalumine või et kuidagi teha nagu tasakaalukaid otsuseid, et võib-olla meil oleks vaja see mõisteruum lihtsalt nagu ümber mõelda, et mis asi see pension on. Ma arvan, et see sõna ise ei kõla juba nagu hästi, aga meil siin aeg ka surub juba peale. Küsin veel viimase küsimusena selle, et kuidas lähedastega hakkama saada, et noh, seal võib ka kaks äärmust olla, et võib-olla üks, kas lähedane või sa ise on ju, et sa tunned, et ma ei peaks mõtlema üldse pensionile, kulutan kõik täna raha ära, et noh, et ma ei tea, ei usu, ma ei tea, fondidesse või näed, siin sõjaolukord, et võib-olla kinnisvaraga ka juhtub midagi, et parem ei pane midagi tulevikuks, et elan täna. Või siis teine äärmus, kus siis, ma ei tea, ise või lähedane, kogu aeg kalkuleerib ja hoiab kokku ja võib-olla isegi jätab täna elamata sellepärast, et kuidagi pensioni jaoks raha kõrvale panna. Et kuidas selle lähedase näiteks ärevusega on, et või seda maha võtta, et see ka suhe oleks hea? Igaühel on õigus tegelikult valida viise, et enda sellist mure või kannatust ka leevendada ja kuigi öeldakse, et see muretsemine on nagu kiiktoolis kiikumine, et liikumine toimub, aga edasi ei vii. Et siis ma arvan, et kuhugi maani me peamegi olema aktsepteerivad ja lugupidavad, et nii on. Aga et siis, kui see hakkab juba kuidagi nagu paarissuhted või ütleme peresuhteid mõjutama, et siis võib-olla tõesti on hea nagu niimoodi leebelt koputada ja küsida, et mis toimub või kust see tuleb, on ju. Ja alati, kuidas öeldakse, et teadlikkus on esimene samm muutuste teel. Et tegelikult meil on vaja justkui adekvaatset infot sinna kõigepealt. Sest olgem ausad, ainuüksi kaubanduskeskusesse minek võib ärevust suurendada, sest tuleb jälle järgmine Luminor, järgmine LHV, kes ütleb, et kas sa tead, et sa praegu kaotad iga kuu 800 €. Mu enda abikaasa 61 aastane, ta on vist 3 kuu jooksul 3 korda pensionifondi vahetanud viimasel ajal. Okei, see läheb juba selline stand-upilikuks, eks. Aga jällegi, et see on see, kus riik saab panna õla alla ja seesama tänanegi kohtumine ju siin on selle teenistuses, et see asi oleks kuidagi loogiline, lihtsasti mõistetav. Ja siis võib-olla tõesti see, et kui see lihtne loogiline info on meil olemas, et siis järgmine ongi see, et me kuidagi leebelt müksaks inimest mõtlema hoopis muudele asjadele. Jah, ja sa alguses ütlesid ka, et vaata, kui sul on ärevus on hästi kõrge, siis sa ei tee ratsionaalseid otsuseid ja võib-olla see on see oluline koht, kus esiteks märgata seda, korra rääkida, et kuule, mulle tundub, et see enam ei ole adekvaatne, mida sa teed, on ju, et peegeldada inimesele. Mitte talle öelda, et see ei ole adekvaatne, mida sa teed, sest ta ütleb, mis asja, sa nalja või? Eks, et pigem öelda, et see, et mina olen natukene mures ja väsinud selle pärast, kuidas sa reageerid asjadele, et kas istume maha ja räägime. Ja siis jällegi, et teha neid asju, nagu meil ongi, et meil ajus on see piitsagedus, kus me olemegi ärevad ja kortisol on üleval ja siis meil on justkui see prääniksagedus, kus on siis serotoniin, dopamiin, endorfiin, selline positiivne kokteil ja see tekib ikkagi sellest, kui me puhkame, kui me viibime looduses, kui me tegeleme loominguga, teeme heategusid, kohe see rahaärev inimene, palun,
Paide Arvamusfestivalile appi, Tallinn Music Weekile appi, Loomade varjupaika appi, et jah, ja tantsime. jah, et see, sest me peame mõtlema ka seda, et millest meil tegelikult on ühiskonnas kriis, on ikkagi suhetest ja kuulamisest ja kontaktist. Et Siin on tulnud üks küsimus ka, et kas meie ise tunneme rahaärevust või oleme tundnud. Mina võin öelda küll, et mina olen. Ja vahepeal isegi see selline kella vaatamine, et millal midagi tegema hakata või pesumasin käima panna, et see kõik muutus küll elu osaks, aga täna natukene on teistmoodi sätitud asjad ja ma enam nii palju ei tegele sellega. Ma näen, et on palju kergem olla. Ja mingi hetk, kui ma mõtlesin pensioni peale, siis mõtlesin, et kui palju siis peaks olema, ma ei tea, rahafondides, kinnisvaras, et ma tunnen ennast nagu head vastust ei saanud ja mingi hetk lihtsalt täpselt elad nagu oma elu ja tunned, et palju olulisem on see tervis, et kui mul on tervis, siis küll ma midagi suudan teha, et ma süüa ka saan ja on koht, kus elada, et tegelikult need vajadused on ju päris väikesed. Aga kuidas sinul? Jah, no seesama näide, ma arvan, oli väga kõnekas, eks ole, mis minuga juhtus COVID-i ajal. Et siis ma küll, kas see siis nüüd oli rahaärevus või üleüldine ärevus, aga siis ma olin jah, kuidagi sellise hapral pinnal või hapra koha peal või kuidagi enda suhtes ka kuri tegelikult. Ma natuke nahutasin ennast, et kuidas ma nii rumal olen olnud, et mis eeskuju ma oma lastele siis olen, aga olgu. Elu ongi antud õppimiseks. Ja praegu, ma ütleks, et mul kuidagi, ma olen need baasasjad, nagu need põhivundamendikivid korda saanud. Ütleme nii, et sellest võiks rääkida 2 tundi, sest tegelikult teisalt ma olen ettevõtja ja kui sa mõtled sellele, kuidas majanduses läheb, ka koolitusturg kukkus vahepeal kokku ja ettevõtjana, kui palju ma endale palka maksan ja need kõik muud teemad, et tõesti mina pigem olen seda meelt, et ma hoian need munad erikorvis ja nii kaua, kui ma suudan ennast arendada, nii kaua, kui ma suudan olla paindlik ja nii kaua, kui ma suudan mõelda, et ma olen siia ellu kutsutud selleks, et olla ka kasulik teistele, teenida teisi inimesi. Sest see on natuke nagu selline läänemaine karjäär, et ma kõigepealt sünnime, siis arendame ennast, käime koolid, siis saame spetsialistiks, siis läänemaine karjäär läheb edasi nii, et inimesed mõtlevad, tahaks rohkem vastutust, tahaks veel rohkem vastutust ja siis seal üleval on selline, nüüd ma olen finantsvaba, nüüd mul on varbad liiva peal, eks. Aga võtame siia kõrvale korraks idamaise. Idamaine karjäär on selline, et jah, mul on ettevalmistusaeg, aga järgmiseks tuleb hoopis investeering suhetesse. See on pere loomine. Ja see ei ole ainult mitte, et ma loon võib-olla ainult oma enda pere, see on ka sõpruskond, see on kogukond. Et ma panustan suhetesse, ma loon selle tähtsa suhtevõrgustiku. Ja siis on 4. või 3. samm on idamaises vaimne kasv ja vaimne kasv võib tulla läbi õppimise, läbi professionaalse elu, läbi hobide, aga tõesti mu fookus on areneda ja nendel ei ole 4. mitte siis see, et ma olen muretu seal varbad liivas kuskil Mallorcal, vaid see on see, et nüüd on aeg anda tagasi. Ja tagasi läbi juhendamise, läbi õpetamise, läbi hea tegevuse, et ei ole ju niimoodi, et viimane asi, mida ma surres teen, on ütlen, et andke ma vaatan äpist oma pangakontot. See on väga hea noot, millega täna lõpetada. Aitäh sulle, Tiina Saar-Veelma, et tõesti me võiks sellest rääkida tunde. Täna on meil aeg otsas ja aitäh, kes selle küsimusega küsis. Ja kui on veel mingeid küsimusi, julgelt astuge juurde ja küsige. Nii et nautige tänast päeva.